Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile nüüd rakendust Fotor, mis on olemas nii iPadile, Androidile või ka Windows Phone'ile ja ka veebipõhiselt. Ja mul on see rakendus minu iPadi juba tõmmatud, siin on näha ikoon ja kui ma selle peal klõpsan, siis mul avatakse see keskkond. Kõigepealt pean ma töötlemiseks valima ühe pildi. Ja nüüd on niimoodi, et kõik need tegevused on mul siin all riba peal, mida ma saan teha ja kui ma siin hakkan klõpsima, siis mul avatakse siis erinevaid neid võimalusi, no näiteks siin on pilti nüüd siis parandada. Nii, kui ma olen nõus sellega, mis juhtus, siis ma vajutan paremale poole nupule üles apply. Kui ma ei ole nõus, siis vajutan cancel. No vaatame siit edasi, siin on väga palju erinevad. No näiteks siin ma saan valida nagu sellise variandi, et mis mu pildiga juhtub, juba see ikoonike näitab, et näiteks, et ma võin siia panna midagi sellist, et nagu näiteks oleks päikeseloojang, siis ta nagu keerab need värvid siis sellisel viisil ära. Nii et siin peab lihtsalt katsetama. Siis on olemas siin efektid ja efektide puhul on siis ka niimoodi, et poest saan ma neid juurde osta store'ist, aga kui ma siit siis mõne efekti lahti võtan, no näiteks tahan panna oma sellele fotole veel kriimud juurde, siis ma saan siit valida, et mulle antakse nagu mingid variandid ja siis kui mulle see meeldib, siis ma ütlen apply, kui ei meeldi, panen cancel. Nii ma võtan efektid veel, et kui ma nüüd näiteks esimest korda mõnda efekti tahan, ma võtan siit retro, siis kõigepealt võtab natukene aega, need efektid mulle laetakse alla ja vot siis ma võin siit valida, et näen juba väikse eelvaate pildi ära ka. Siis panen rakenduse, jälle apply ja olen tagasi. Siis on siin baasasjad, mida ma saan siis kasutada. Et siin on kontrasti muuta ja teravust ja kõike sellist. Siis see advanced võimaldab mul siis siin töötada küll varjudega ja siis nende heledamate kohtadega. Ja vot siin on ka need olemas ka nüüd see väike selline diagramm, mille abil siis ma saan neid erinevaid ütleme siis tõsta mingisuguseid neid värvisügavuspunkte ja ka RGB on siin olemas, nii et ma saan ka iga värvi siis eraldi juurde panna või maha võtta, nii et päris palju selliseid võimalusi. Siis on ka siin olemas kleepsud, teksti saan panna, lõigata, keerata ja raame panna ja nii edasi, nii et võimalusi on päris palju. Ja kui ma olen oma pildiga siis valmis jõudnud, siis siin paremal pool üleval on selline kastiga nupp, kus on nool üles. See tähendab siis, et mul see salvestati ta mu fotodesse, aga mul pakutakse ka kohe, et ma võin ta siis üles laadida sotsiaalmeediakeskkonda. No ma panen cancel. Ja kui ma olen lõpetanud, siis ma klõpsan noole peale, mind viiakse tagasi, ma saan valida nüüd kas uue pildi või siis teha midagi muud.